Aga nüüd me oleme kutsunud viimase intervjueeritava siia stuudiosse, sest et on aeg hakata tõepoolest kokkuvõtteid tegema ja kelle teisega saab seda kokkuvõttet siis teha, kui mitte regati direktoriga. No Agnes Lill on selle tubli naisterahva nimi, kes on mitte esimest korda selles rollis. Ehk kui alustame sellest, et sa olid regati direktor ka 4 aastat tagasi, siis kuidas sa nüüd võrdleksid neid 2 regatti? Miskit pidi sarnased ja miskit pidi päris erinevad. Et kogemus all on justkui lihtsam teha, aga samas ma arvan, et nüüd tuli ägedam. Mulle tundub ka muide, et seekord oli veel ägedam. Ja mitte ainult sellepärast, et siin on see uhke sadamahoone Kalevi jahtklubis, vaid sellepärast ka, et kuidagi see atmosfäär oli hästi kompaktne, hästi mõnus. Tundub küll, et õnnestus siin ja seal nii merel kui maal kui kõikides sektsioonides. Avame nüüd pisut kaarte. Kui kaua sa selle regati ettevalmistusega tegelesid? No meil algas kõik 2 aastat tagasi, kui saime korraldusõiguse ORC-lt ja siis hakkasime nuputama, kuidas saada toetajaid, keda kutsuda meeskonda. Et selles mõttes see on justkui ühtemoodi, aga alati natuke erinev. Ja kui palju inimesi oli siis hõlmatud selle korraldusega? Päris lõplikku numbrit ma ei oska öelda, aga ütleme, et 100 inimest, jah? Ja sina olid siis nii-öelda see 2 aastat, kui sageli sa mõtlesid selle peale, mis on vaja teha või mis on tulemas või mis veel on tegemata? No neid mõtteid ikka oli, et selles mõttes ega sellega peale ju kogu aeg ei mõtle. See ei ole su põhitöö ju tegelikult. Aga kuklas istub ikka mõte, et ja mingid punktikesed tulevad meelde, siis kirjutad üles ja saadad kirja või helistad, et aju tegeleb sellega tegelikult kuskil kogu aeg. Võistluste korraldamine on, ma ütleks, et see on nagu omaette ala või ma ei taha öelda spordiala, eks ole, sest et ta nõuab väga head ettevalmistust, ta nõuab professionaale, ta nõuab seda suurepärast meeskonnatööd, et see tiim, kes meil siin oli, minule tundus, et kõik toimis laitmatult. Ma ei tea, kuidas sulle tundub? No kui tundus, et toimis, siis toimis selles mõttes, et meil on väga head inimesed. Et enamikul on kogemus olemas, me ju korraldame Muhu väina regatti juba aastaid oma klubiga ja selle meeskonnaga, et enamik ju teab, mis tuleb teha ja siis kui kõik ei tea või käsi jääb väheks, siis võtame väljast inimesi juurde, et ikkagi neid paremaid. Me oleme kindlasti küsinud ka paljudelt võistlejatelt tagasisidet, et kuidas võistlusega rahul ollakse. Siin äsja just ka Aivar Tuulberg ütles, et tema toob välja 2 kõige paremat võistlust, mis üldse tema on kogenud. Üks on selle aasta võistlus ja teine on 4 aasta tagune Tallinna võistlus. Nii et need on tema absoluutselt lemmikud. Aga kuidas muidu ise oled saanud tagasisidet võistlejatelt? Väga head. Et kõige olulisem on kindlasti see, et neil merel oleks hästi. Et nagu oli siin juttu, et meil oli vaikset ilma, keskmist ilma ja täna siis sellist väga tugevat tuult. Et oluline, et laevad püsivad paigal, märgid püsivad paigal, kõik lipud tõusevad ja langevad õigel ajal, kõik signaalid on korrektsed. Et kui see on korras, siis on tegelikult kõige suurem asi tehtud. See, et meil kaldal ka välja tuleb, on boonus, aga me oleme siin purjetajate jaoks ja ma arvan, et see mereosa on kõige olulisem. Sa oled ise purjetajana jõudnud juunioride klassis ka maailma tippu. Kuivõrd sul nüüd praegu kripeldab, et tahaks ise ka ikkagi nagu minna ja kaasa teha? Nii ja naa, et kui ma tahaks kaasa teha, siis ma tahaks nii teha, et ma päriselt pühendun, teen trenni, et ma ei lähe kuskile, et ma olen meeskonna liige, et kutsutakse nädal enne regatti, et kas sa saad kaasa tulla, et siis ma tahaks päriselt seda teha, aga kuskil on ajalised limiidid ja mul on natukene muid tegemisi ka, nii et ma ei saa kahjuks liituda ja selles mõttes ma ei põe selle pärast, et see on lihtsalt laualt maas praegu. No igal juhul ma usun, et väga paljud purjetajad on selle eest sulle tänulikud, et sa oled sellise valiku teinud, sest tänu sellele on meil olemas sellised suurepärased võistlused. Kui nüüd tulla selle tiitlivõistluse juurde, siis tiitlivõistlused tegelikult ju tuleb ka selline rahvusvaheline seltskond kohale. Ehk see peabki olema nii, et ongi rahvusvahelised mõõtjad ja on rahvusvahelised, ma ei tea, žürii liikmed ja nii edasi, eks ole. Kui keeruline nüüd seda ette valmistada on ja kuidas sa nende inimestega oled suhelnud? No
meil on lihtsalt ette kirjutatud, et mitu peab olema, kas mõõtjaid või žürii liikmeid või keda me siia täpselt kutsume. Ja no, eks aastatega tuttavaid on tekkinud, arutame läbi ka ORC-ga, et see neile sobiks ja siis kutsume ja nad üldjuhul tulevad, kui vähegi saavad. Sa oled ise ametis ka või ütleme, oled valitud Rahvusvahelise Purjetamisliidu nii-öelda asjapulgaks, eks ole. Kui palju see kaasa aitab? No võib-olla lihtsalt seda võrra, et lihtsalt tunnen rohkem inimesi ja on lihtsam neid kutsuda, et võõrast on ka tavaelus natukene keerulisem helistada või meil kirjutada. Tuttavale on toredam, et kas saaksid tulla? No ju sa siis ikka saad. Me oleme siin võistluste käigus püüdnud näidata seda ka, kuivõrd paljude ratsionaalsete detailidega tuleb purjetamisel arvestada. Aga kui me räägime nüüd korraldamisest, sa saad võrrelda, eks ole, ka 4 aasta taguse kogemusega, kas näiteks ORC mingisugused standardid ja nõuded on järjest keerulisemaks läinud selle aja jooksul? Ta ikkagi püsib enam-vähem selles mõttes sama, et ta vist ei ole läinud nii-öelda meie jaoks keerulisemaks, et jah, ma ütleks, et midagi drastilist ei ole muutunud. Aga kas on võimalik juba ka välja öelda, milline rahvusvaheline võistlus sul on siis kas Eestis või võib-olla ka kaugemal niimoodi laua peal, et lähed korraldama seda? Korraldama veel ei tea selles mõttes, aga kuna ma ise olen ka rahvusvaheline mõõtja, siis ma iga aasta teen ühe 470 regati ja järgmine aasta Kalevi Jahtklubi korraldab juunioride MM-i 470 klassis, nii et äkki ma olen mõõtja seal. Vaatame. Lausa nii? No tahaks loota. See oleks küll väga huvitav. Vahelduseks võiks. Vahelduseks võiks olla ka mõõtja, eks ole. Aga Agnes, kui nüüd ütleme, et Eesti purjetamise hetkeseisust rääkida. Me saavutasime selle, et me olime parim purjetamisriik sellel MM-il. Siis kuidas sulle tundub? Ütleme, meil ei natukene võib-olla puudu, et seda kulda meil ei tulnud, eks ole. Kuidas sulle tundub, et Eesti purjetamise tase, kuna sa oled kursis ka nii-öelda selle olümpiapurjetamise poolega, et mis hetkeseis on? No hetkel nii-öelda olümpiapurjetamises meil kedagi sellist ei ole, kes kohe kindlasti läheks ja noopiks medali, mida me kõik ootame. Aga meil on väga tugevad noored ja meil on see tore projekt 28. aasta olümpiat silmas pidades, et ses mõttes seal on palju, kes lubavad. Potentsiaali on. Aga neid ei tasu ka nende pingetega üle nüüd pressida, et kui neile medalid juba kaela riputatakse, et loodame, et nad treenivad ja jõuavad sinna, kuhu nad soovivad. Aga avamere purjetamises me oleme tipus. Selles mõttes oleme tipus jah, et seda kulda ei tule, ei tulnud, aga nii-öelda on tulnud ja alati on võimalus. Üks nüanss veel. Ehk alati tahetakse teada ka seda, et kuidas majanduslikult üks regatt toime tuleb ja palju see Eesti majandusele ka annab, et selline regatt siin toimub. No see on kindlasti, hetkel ei oska öelda täpseid numbreid, mis see kõik annab, aga kuna riik toetab ja linn toetab, siis nad sellesse usuvad. Ja on ju selge, et kui siia tuleb circa 600 inimest, lisaks kõik, et saatjad, tiimid, et nad ööbivad siin, nad toituvad siin. Ja nad on nädal aega siin. Nad on siin tegelikult isegi rohkem sest ju laevad tuuakse varem. No tegelikult meil ju regatiga läheb circa 10 päeva, et selles mõttes see ei ole väike asi. Muidugi. Kuulge, aga ma arvan, et ongi aeg joon alla tõmmata ja otsad ära klaarida ja öelda aitäh, Agnes, kõigepealt sulle, kogu sellele suurele tiimile, kes tõesti tegi selle võimalikuks. Aitäh kõigile purjetajatele, kes andsid oma parima ja kes seda nädalat niimoodi tegid, et ma usun, et seda on hea pärast meenutada kõikidel. Aitäh kindlasti kõikidele pöidlahoidjatele kodudes, kõigile vaatajatele, kes on meiega olnud kogu selle nädala, kogu purjetajate kogukonnale. See on üks väga võimas tunne, selline nagu vibe, mis kõiki neid purjetajaid ühendab ja küll on hea selle osa olla. Ja ma ütleks siia lõppu ühe toreda mõtte, mille mulle kunagi ütles kuulus maadeuurija norralane Thor Heyerdahl. Kui ma tegin temaga intervjuu Katisärgi regati ajal tema kodulinnas Larvikis, ta ütles nii, et tegelikult me oleme kõik purjetajad ühel suurel laeval ja selle laeva nimi on maa. Ja meist kõigist oleneb, kui edukad me selles purjetamises oleme ja kui kaugele me selle laevaga purjetame.
Niisiis küllap mõnel järgmisel võistlusel näeme, seniks purjetame ikka ja hoiame kokku ja tulge Piritale, võtke ise ka purjetamine ette. Kes veel ei ole seda teinud, siis soovitan. See on suurepärane ajaviitmise vorm, suurepärane meeskonnatöö treenimise võimalus ja lihtsalt selline enda vabaks laadimise koht. Purjetame Eesti paremaks. Teeme nii.